Tere, mina olen kinoartist promijuht Ragnar. Mul on hea meel, et olete tulnud meie Eesti filmiõhtule. Tänaseks filmiks on muidugi kauaoodatud Suvitajad. Tänane seanss on muidugi eriline nagu kõik meie Eesti filmiõhtud, sest alati on meil kohal ka filmitegijad, on need siis peaosalised või kaadritagused inimesed. Seekord saame väga suure rõõmuga öelda, et meil on mõlemat sorti inimesi, on nii kaadriesised kui ka kaadritagused ja nendeks on filmirežissöör Ergo Kuld ja legendaarne Kaire Võidek. Ma tänan, legendaarne töö. Ma pean nüüd kõvasti tööd tegema, et legendaarseks saada. Aitäh. Kuidas te tunnete, teil oli esmaspäeval suur esilinastus, kust ma kuulsin, et inimesed pisarateni naersid. Teil oli teisipäeval suur esilinastus, teil on täna esilinastus, teil on veel tulemas esilinastusi. Film on tegelikult väga hästi vastu võetud. Kuidas te tunnete, kas te olete rahul senise vastupäega? Mina küll olen. Tuleb olla muidugi. Ta natukene isegi, ma ei tahaks öelda šokeeriv, aga on küll üllatav selles mõttes, et ei ole küll nii enesekindel, et saaks öelda, et lööme ukse jalaga vaibaks ja et siit me tuleme, eks ju. Tõesti väga positiivne ja üllatavalt positiivne. Väga tore. Kas üldse filmi protsessiga alustamisel, kas te endalt küsisite ka, et issa, mis me nüüd endale nagu koormaks võtsin, et film ikkagi põhineb 78. aasta Sulev Nõmmiku telefilmil, mis on legendaarne, mida meist kõik 150 000 korda näinud, mida me kõik armastame. Kas te endalt korraks küsisite ka, et oota, kas mul on nüüd vaja sellist koormat tõlgeda? No see on ajakirjanike lemmiküsimus muidugi, et kõik ootavad sel puhul nagu sellist tohutut läbielamist. Ma ei tea, ma ei tea, mis mul viga on. Ma kuidagi ei karda neid lugusid, et tegelikult on lugu nagu lugu ikka. Ma võtan oma teadmised ja oskused kokku ja teen seda maksimaalselt nii kuidas ma seda oskan, eks ju, ja püüan usaldada oma sisetunnet, eks ju, ja see tiim õnneks on suurem, et ma ei ole üksinda inimeste ees, eks ju, et meil on seal tehniline tiim, meil on seal stsenarist ja tegelikult ilmselt suurem isegi tähelepanu ilmselt on võib-olla isegi näitlejatel, ütleme, et rolle tegid ju omal ajal ju ka suured armastatud näitlejad, ütleme, Kairel võib-olla on isegi natukene. No vaatame, ma kohe vastan, et esimene hetk oli muidugi, et vau, tõesti, et uuesti, miks, aga kohe mingi sekund hiljem ma ütlesin jaa. Et mulle, ma olen seda enne, ma usaldan tohutult inimesi ja mulle meeldivad väljakutsed. Ja sellepärast ilmselt ma sellega tegin selle sammu ja vastu võtsin, et no kuule, kes ei teaks Ergo Kulda ja tema Kulda ja üldse, kes seal siis tõesti Martin Algus ja kõik need näitlejad, ühesõnaga usaldus oli suur ja uskusin igasse hetke sellest. Ja tundub, et see kõik tasus ära, sest enne just Ergoga rääkisime ka, et Sulev Nõmmiku filmi esialgu üldse hästi vastu ei võetud, väga julm kriitika oli filmi suhtes. See lause oli psüühiliselt. Ja, et see film on mõeldud psüühiliselt haigetele inimestele. Ajakirjanduses oli selline kriitika, jah. Ja teie filmi kohta on kirjutatud, et sellest saab kodumaine filmiklassika, see on hea toiu film, mis paneb suve ootama. Täiesti risti vastupidi. Millest selline reaktsioon? Me ei muretse selle pärast, et meie film on mõeldud nii psüühiliselt haigetele kui tervetele inimestele, et kõik on kinno oodatud. Ei ole mingit, me ei tee mingit erisus selles mõttes, et kõik vanuses inimesed on oodatud, lapsed, täiskasvanud, keskeas, mehed, naised, kõik. Et ma arvan, kõigil on siin rõõmu äratundmist, just mis puudutab, ütleme, neid karakterid ja seda lugu ja seda elu, mida me Eestis praegu elame. Mis sa küsisid, vabandust?
ma jäin sind kuulama nüüd hoopis, et ma saan aru, et me saime kõik vastuse, mida me tegelikult tahtsime, et sõltumata minu küsimusest. Võtetest on tegelikult möödas nüüd peaaegu 2 aastat, poolteist aastat. 2021 suvel oli teie võtted, talus filmisite. Kas te üldse mäletate enam midagi võtetest? Selle koha pealt, et kas teil on erksamad hetked veel meeles või on vahepealsed projektid kustutanud kuidagi filmi kogemuse juba ära? Minu puhul võiks seda eeldada küll, kuna mulle meeldib väga palju tööd teha. Et palju projekte on siin tõesti vahepeal olnud. Ei, filmid on selles mõttes ikkagi alati erilised ja see filmi maagia ja see filmi reaalsusse minek on selline alati ühtepidi raske ja teistpidi kuidagi maagiline, eks ju, et ma nimetan seda kuidagi mingisuguseks filmi reaalsusse või filmi mingisuguse tsooni minekuks, eks ju, et sa lähed sukeldud sellesse alates stsenaariumi faasist ja tuled sealt välja siis, kui montaaži viimane rida või viimane lõige on kokku nagu ära lõpetatud. Mis ei olnudki nii ammu tegelikult. Ja just, et tegelikult see protsess on kestnud päris pikalt. Ja tegelikult jah, need on alati iga film on eriline, et tahetakse ka küsida, mis see siis see kõige erilisem film on, no kuidas sa siis eelistad ühte last teisele, eks ju, et ja see protsess oli jälle omamoodi ja oli kindlasti omamoodi eriline. No mina võin lihtsalt seda öelda ja mul oli lihtsalt pea ees tulle ja vette minek. Ja loomulikult, kui mõned asjad isegi olid ära ununenud, siis nüüd seda esikal vaadates meenusid jah, lammastega heitlused ja seiklused. Seda saate näha lõpus ka, et ärge pärast filmi ametliku lõppu veel kuhugi tõtake, seal on veel see nii-öelda ebaõnnestumised ja need toredad hetked tiitrite ajal, kus siis näeb seda lammaste seiklust näiteks. Mul oli ka üks, mis jääb alati meelde, ikka armid jäävad meelde, et kuidas ma tegin oma kaskadööritrikki ise. Pean nimelt sinna lakka kuidagi saama ja et see efektselt välja kukuks, siis olid kaskadöörid seal abiks. Ja lendasin esimese hooga kohe nii hästi, et peaaegu otse kaamerasse. Jah. Oli hirm kõigepealt, et kas minuga on okei ja kas kaameraga on okei. Sest kaamera on siuke hea odav, teatavasti, millega kogu film. Natukene maksab. Aga kõik oli hästi sinikas. See on jah, protsessis juhtub nii mõndagi, eriti kui protsess puudutab, ütleme siis, kas sellised kaskadöörivõtteid, sellised erivõtteid, eks ju, kus võib-olla mõned mingid mõõteasjad lähevad natuke viltu või siis mingid mõned arvestused mõne sentin võrra viltu ja see võibki tähendada seda, et inimene lendab mulle otse kaamerasse. Ja see jah, õnneks läks kõik hästi. Aga jah, oli ka lõbusamaid momente. Teine selline faktor on alati, selline ettearvamatu faktor on sõbrad loomad, kes on alati hästi toredad, aga millegipärast ei taha alluda režissööri ja muu tehnilise meeskonna käsklustele. Nemad mõtlevad oma peaga. Nemad mõtlevad oma peaga ja nendel on oma visioon kogu sellest asjast, eks ju. Üks selline oli meil jah, lammastega stseen, mida te ka filmis näete kindlasti, siis te võite selle pilguga vaadata, et seda tõesti, seda stseeni või konkreetset hetke, mis seal on, see oli stseen, see on mingi mõnesekundiline hetk, seda me tõesti filmisime pool päeva, umbes mingi 6 tundi vist lõpuks. Alustasime lammaste tagaajamist umbes kell 12 ja lõpetasime umbes 7-8 õhtul. Kogu kruu ja tehnilise kruu ja kõikide külarahvaga lõpuks, kõik tuli meile appi, me jooksime kõik üksmeelselt mööda Koplit ringi ja ajasime lambaid kaamera poole. Minul oli lihtsam, ma istusin kaamera taga ja keerasin kaamera sinna suunda, kus mulle lambad peale aeti, aga ega nad ei tulnud. Ja jah, plaan oli selline, et see peaks olema lihtne ülesanne, aga osutus peaaegu et mission impossible'iks. No kaadris on täitsa ilus tegelikult minu meelest.
inimesed saavad aru, mida on tahetud öelda. Ja lõpuks me vist saime kätte selle, mis vaja oli, jah. Kuigi sel hetkel on tunne, et vist ei saanud, aga jah. Alati on võimalus, et kui ebaõnnestub, saab uuesti minna ja proovida. Aga sellega vist sai hästi, jah. Ja siis oli veel üks selline tegelane oli meil, kes ka filmist läbi käib, on üks kukekene, kes tegelikult tuli koos oma kanakarjaga meile platsile kuskil naabritalust, aga sama probleem. Ilmselt olid mingid lepingud tegemata või kästis neid vale inimene, igal juhul ei allunud nad absoluutselt meie käsklustele. Kui nad õuele toodi, siis kadunud nad olid ja mõne kunstnik, kes siis päevad otsa sisustas oma aega sellega, et on mööda võsa ragistades kukke ja kanu taga ajas, eks ju. Aga lõpuks oli see, et kukekene istus meil põhimõtteliselt rihma otsad, et väikse kõiekese otsas ja siis proovisime ta näitlema saada. Aga väga taltsaid näitlejaid oli koer Emma, kes sai uue nime Raju. Filmis. Tema kuuletus kõigele. Ja temaga juhtus selline lugu, et ta on meil tegelikult tegevprodutsent Stenni, kes on ka Saaremaa poiss, tema perekoer ja tema koer armus meie tootmisjuhti. Ja meie tootmisjuht vaesekene oli täiesti püsti hädas, sellepärast et see koer lihtsalt oli kogu aeg jalus. Lõpuks oli lihtsalt, ta oli kõik on tore, loomad on toredad, aga lõpuks oli see, et lihtsalt vahepeal vestlist, palun jäta mind korra ole siin. Ma läheks käiks ühes kohas üksi ära. Aga ta oli ka väga armas, jah. Mul hakkab varsti aeg otsa saama, aga tegemist on seltskonna filmiga. Kuidas käis sinu jaoks selle seltskonna kogupanek, nende näitlejate leidmine? See on ju väga tähtis tegelikult sellise filmi puhul. Kus sul oli kohe sina arvamid koos Martiniga kirjutades peast teadmine, et ma valin nüüd Pääro Oja sellesse rolli, Kaire sellesse rolli või see tuli natuke väga palju hiljem sinu jaoks? See on alati see tegelikult ongi kõige keerulisem osa, see on kõige põnevam osa, aga ma ei tahaks kuidagi ennast nagu upitada kuidagi või ma ei tea, kuidagi intuitiivselt mingi tunde järgi ma seda teen, võtan selle stsenaariumi ja püüan nagu visualiseerida ja neid tegelasi ette kujutada ja siis võtan selle Eesti näitlejate või siis hästi näitlevate, oskavate inimeste näod ette, eks ju, ja lasen selle galerii enda eest läbi ja kui üks tegelane on paigas, siis ta hakkab natukene tegelikult määrama järgmisi tegelasi. Ja päeva lõpuks, mida ma olen tajunud, on see, et kui mingid valikud on nagu ilmselgelt õiged ja ühel hetkel millegi pärast kukuvad ära mingil põhjusel ja selle asemel tuleb uus inimene, siis lõpuks lõpu seda tervikut vaadates hakkab tunduma, et äkki see oligi see õige valik. Et ma ei tea, kas see on võib-olla selle tõttu, et lihtsalt on ma olen harjunud sellega või siis on tõesti see, et see õige inimene lihtsalt tuleb sellesse rolli ise. Et ma ei tea, mul on sellised kogemused alati sellega. See on alati hästi selline põnev ja natuke müstiline teema, ja ka elevust pakkuv, eks ju, ja kerge selline nagu siuke ärevus on alati enne seda on ka sees, eks ju, et kas seekord õnnestub ja see tegelikult on ju ka üks suuri õnnestumise alused, eks ju, et üks õnnestumise alus on lugu ja teine see, et sul on see toimiv näitlejate ansambel ja dünaamika, eks ju, et ehk siis palju juttu, aga vähe vastuseid, et täpselt nii ongi, et lähen tunde peale ja vaatan, mis saab. Ega töökandis Vilja Kaire tegi fantastilise rolli. Absoluutselt fantastilise rolli. Sa oled näinud juba? Muidugi. No, aitäh. Aga palun. Teised inimesed saavad kõik näha üsna pea, kui fantastilise rolliga on tegu. Viimane küsimus. Sa oled nüüd teinud Soo, Talve, Suvitajad. Kui me räägime nüüd mitte sinu filmidest, kõikidest, vaid ütleme sellisest kinoklassikast, kirjandusklassiku põhjal tehtud filmidest. Mis sa järgmiseks ette võtad? Mis klassikas järgmiseks ette võtad ja mis rolli mängib seal Kaire?
Rõõmustan teid. Ma ei võta enam ette, on juba ees. Sügisel linastub selline mängufilm nagu Vigased pruulid, mis on juba purgis, see on montaažiprotsessis ja seda loodetavasti saab sügisel kinodes näha. Mina näen kinos seda. Ja, Kaire sinna ei sattunud, tal oli sel ajal kontsert, ta oli proovis, ta ei saanud tulla. Aga Kaire kindlasti mängib ka minu tulevastes asjades, nii et ma usun küll. Sellest ei saa üle ka ümber. Ja eks inimesed on ka juba tähele pannud, et ma ikkagi armun oma näitlejatesse ära. Ja omal moel, eks ju, nagu nii meestesse kui naistesse. Mulle tohutult nad hakkavad meeldima ja ma tahaks neid ikka veel ja veel kasutada jälle. Ja proovida neid erinevates rollides just nimelt. Aitäh sulle selle viimase vastuse eest ja aitäh sulle Ergo, aitäh sulle Kaire, täna tulite siia. Teile. Ja nautige filmi.